Tere! Tere! Võtke istet. Aitäh! Mina olen füsioterapeut Emilia ja täna tahan teha teile anamneesi. Jutustage mulle, mis on teie nimi? Minu nimi on Ilona. Teie vanus? Olen 29. aastal. Mis perekonnaseis teil on? Praegu olen koos mehega abielus. Abielus. Väga tore. Mis teid füsioterapeudi juurde tõi? Mul valutab kaela, et ma ei saa korralik pöörata kaela vasaku poole, et ta mul teeb varu. Ma teen märkmed vahepeal teie vastu. Terav valu, siis kui te pöörate vasakule. Jah. Oskate te öelda mulle, millal see probleem algas? Algas 2 nädalat tagasi, et ma ei tea, võib-olla ma vales asendis magasin või võib-olla kuidagi nagu valesti keerasin, pöörasin ja siis ta läks nagu pinges rohkem ja siis nagu ei tea täpselt, mis nagu juhtus. Aga kirjeldage mulle, mis valu see on, kas te võite skaalasse panna seda valu, kas see on terav, tuim? Kui ma keeran, siis ta mõõdukas. Mõõdukas? Jah, ta mõõdukas nagu sellist nagu kui 10 nagu maksimumis võtta, siis ta teeb kuskilt, on vähem kui 5, vähem kui keskmine. Okei. Kas te olete mingi ravimid võtnud selle jaoks? Esimesed päevad, paar päeva, kuna see valu hakkas, siis ma võtsin ibuprofeeni. Ibuprofeeni. Aga öelge mulle, mis eriala te teete? Olen massöör. Massöör. Kuidas see valu mõjutab teie igapäevaelu hetkel? Näiteks tööl? No tööl ta väga segab ikka, aga tavaelus ainult kui ma pean nagu ikkagi nagu liikuda oma kaela, et vaadata parem-vasak, et kui ma näiteks pean möödas nagu minna, siis ma vaatan parem-vasak ikkagi ja siis ta teeb valu ka. Ja kui auto juhin, siis on raske nagu keerata ka vasakpoole, et kui vaadata korralikult. No jah. Selge. Aga kuidas teil üldine tervis on? Kas on mingid sümptomid tulnud või on teil operatsioone olnud? Oli mul istmikupõletik, siis massaažiga, et kuna ma hakkasin massaaži Edual töökohal, see oli 4 aastat tagasi juba, et siis mul ikka esimene peamine probleem, mis oli, et kaelavalu, see on, võiks öelda, et mul on krooniliselt see kaelavalu. Krooniline. Jah, et kui saad ülekoormuseks seotud, siis ta ikka nagu annab tunde. Ja praegu viimane kord 4 aastat tagasi mul oli see kaelavalu ja mind nagu ei erinud ja siis jälle see praegu hakkas. Aga varem jah, et oli mul istmikupõletik, siis epikondiliiti, siis oli istmikust närvis seotud, siis see säärenärvi pitsumine ka ja siis nagu korralik ma ei saanud jalutada. Selge. Kas teil on mingisuguseid perekondlikke haigusi? Ei ole. Ei ole. Siis teie piiratud tegevust ongi see, et ei saa normaalselt pöörata? No jah. Nii, millised otsused on teil füsioterapeudi eest? Tahaks valu, et ta läks ära. Okei, siis ma koostan teile raviplaani. Aitäh teile, et tulite. Aitäh. Kõike head.